Mõned mehed on õnnistatud pärandiga, aga mõnest mehest võib see pärand saada alguse. Kunagi ei ole liiga hilja. Sellest kuulete täna täpsemalt. Tere tulemast tagasi saatesse Meistri töökojas ja täna on üks eriline päev, sellepärast et Känd tervitab tamme. Tere, Erki! No tere! Igast tammest saab kord känd. Tere tulemast saatesse, Erki! Meil on hea meel, et sa oled tulnud ja täna saab olema meil üks kihvt saade, ma usun. Ma loodan. Ja ma tahaksimegi lihtsalt natuke avada seda ka, et ma tean, et siin on väga palju pakitud sellesse, kes on Erki Tamm. Aga üks asi on see, et sa oled 4. põlvkonda pastor. Üks asi on see, et sul on suur pere. Aga kui sa peaksid kellelegi, kes sind esimest korda kohtab, ütlema, et kes on Erki, siis palun. Eks ma tegelikult alustan väga sageli sellest, et Erki on usklik mees, kellel on 4 tütart, armas naine Riina. Et tavaliselt sealt ma lähen liikvele. Tänu jumalale. Ja ma tean, sa oled võtnud pilte kaasa ka, mida on terve rodu, et ainult vaimulik töö ei ole olnud see, mis on sind defineerinud läbi elu, vaid sul on mitmeid erinevaid asju, Pinksi meistrit olnud, igasuguseid teemasid. Aga siin on üks kihvt pilt esimest korda, kui sind pandi kantslisse. Soovid sa seda korraks meil kommenteerida? See on Kiviõli baptisti kogudus. See vend siin kõrval on Anton Kukkin, ta tõlgib mind vene keelde. Ma ei ole esimest korda mitte kantslis, aga ma arvan, et meil oli seal mitmekeelne kogudus ja pühapäeva õhtuti oli siis sakslased, venelased ja eestlased ühine teenistus. Ja seal on meie noored, nii et seal isa pani mind julgesti kantslisse kõnelema ja see oli nagu loomulik areng. Sa oled olnud pastor, sa oled olnud õpetaja, sa oled olnud Baptistiliidu president, aga pereisa samamoodi. Ma arvan, et see on igale mehele, kes siit saatest on läbi käinud ja ma usun, kes siia tulevad ka, on alati see, et ma olen ka isa üks suureks asjaks, nii nagu see kohe alguses ütles, et ma olen usumees, abikaasa ja isa. Jah, ma tihtipeale, kui küsitakse ka, et kuidas sul läheb, ma olen elus, ma olen usus, ma olen jätkuvalt abielus ja siin on mu pere, tõepoolest abikaasa Riina, meil on 3 lapselast, siin on 2 peal, 4 tütart, Helina, Hellika, Helerin, Heneli. Meie mõte oli, minu mõte oli, naine pani nimed, aga nad pidid helisema. Tüdrukute nimed peavad helisema ja minu väimehed, kes üks tingimus on, et nad peavad Pinksi oskama mängida. Seepärast laupäeva õhtuti on meil alati söök, saun ja Pinks. Naised jäävad lobisema ja meie läheme Pinksi mängima. Siin on mõned pildid ka Pinksi reketitega. Väga kihvt. Ja tõesti, päris lahe on see, et kuidagi läbi elu, kui meil on samamoodi mingid asju, mis meid nagu ühendab. Ja teatavasti meie juured lähevad isegi samale tasandile, mis nagu Kännu ja Tamme puhul on päris naljakas asi minu arvast. Aga tõepoolest Ridala on midagi, mis meid seotab. Nojah, 87. Vot see on Ridala pilt. Isa, ema on ees ja meie peres on praegu 47 inimest. Võimas. Ja see on eelmise aasta jõulud. Ridalasse mina jõudsin pärast Vene sõjaväge 89. aastal. Isa ja ema olid sinna läinud siis pastoritööle ja mina läksin siis sinna esialgu lihtsalt niisama, aga noorte töö lausa neelas endasse, sellepärast see oli ju selline ärkamise aeg. Meil oli Ridala koguduses 40 noort. 40 noort oli noorte kooris. Meil oli selline võimas liikumine, et võrreldav tõesti nende vanade Ridala aegadega, aga ma tean, sinu juured on ka seal ja teie peret oleme seal ju alati kohanud ja sinu vanatädid ju on seal jätkuvalt toimetamas. Just. Ja, see on eriline paik ja mitte ainult vanim baptistikirik Eestis, vaid tõesti ta on üks erilisel kohal meie mõlema südamel, ma usun.
seal on, ta on väga elus, tänase päevani. Et kirik, mis on täiesti keset põldusid ja mis ju põles maha 83. aastal, see vana tohutu suur palvela ja ehitati nõukaaja lõpuperioodil uuesti üles ja just need vanad tädid olid need, kes ütlesid, kui pandi kahtlus alla, et kas ehitada, mitte ehitada, siis nad ütlesid, me peame seda tegema. Ja noh, mõelda vaid, kui ei oleks neid usutud või nende usu järele tegutsema hakatud, et jube kahju, kui mõned asjad lähevad selle pärast kaotsi. Ja. Aga sul on imeline abikaasa samamoodi ja sulle meeldib reisida. Riina, meile meeldib ja tema on minu orienteeruja, sellepärast, et mina lähen kaupluse uksest välja ja ma ei tea, kuhu poole, aga tema tunneb, eelmine aasta meeletult palav Pompeise ja temaga tema suur armastus on Itaalia ja ausalt öeldes mul ei ole väga tähtis kuhu, aga koos temaga, isegi Pärnusse võib minna. Et ei ole mingi probleem, see ei ole Bolti reklaamklipp, aga meile meeldib ka, võtame lihtsalt ja sõidame ringi, see oli vist pulma aastapäeval meeldib meil sinna minna, et Riina on mul ääretult armas naine ja armastan teda tänase päevana üle 30 aasta, oleme abielus olnud, 92. aastal abiellusime ja 4 tütart Hiiumaal sündisid ja kõik, mis on hiljem juhtunud, tänu Jumalale, ma olen õnnelik isa ja muidugi palvetan ka ja ega suures peres väljakutseid ja vot see on Hiiumaal, meil Hiiumaa talu oli, mida me ostsime ennem pühapäeval kirikusse minekut, aga see on juba hiljem, kui me juba mandril elasime, olime tagasi tulnud, Kärdla oli lihtsalt minu esimene pastoritöö, kahekesi Riinaga läksime sinna, 24 ja 22 olime ja seal sündisid kõik tüdrukud. Vägev, tõesti vägev. On. ja selle koha pealt ka, et ma tean, et ka Kanadasse on teid viinud. No vähemalt nii palju, et muideks, sellega oli see, et kui ma Kärdlasse läksin pastoriks, siis öeldi, et võib-olla, kuna seal oli väga palju väliseestlasi, et tekib võimalus Kanadas ennast täiendada. No eelmine aasta ma siis esimest korda läksin sinna ennast täiendama. Aga nad said igatahes mind konksu otsa, Kärdlasse ma läksin ja me olime seal tore aeg, esimene selline ja seal sai panna ennast proovile kõigega. Noored mehed tahavad ju, olin poliitikas, olin koolijuht, õpetaja, aga kõige olulisem ikkagi Kärdla baptisti kogudus, meie esimene kogudus, kus me teenisime. Tänu Jumalale. Aga see on jah, siis Eesti baptisti kogudus Torontos ja täna enam see palvemaja ei kuulu mitte kogudusele, vaid see müüdi ära, aga see kogudus, kes ostis, Kanada kogudus, väärtustab väga neid juuri ja nad on seal koos ka teenistusi pidanud, nii et see ei ole lihtsalt kuhugi kellelegi ära müüdud, vaid ühele kogudusele, kelle jaoks on see pärand väga oluline. Just. Aga mitte ainult, ma usun, koguduste jaoks ei ole pärand oluline, vaid ma tean, et sinu enda jaoks on pärand samuti väga oluline. Üks suur asi sellel teekonnal, mis on olnud sinu elu, on olnud pärand, mis on tulnud sinu esivanematelt. Nii nagu ma kohe alguses ütlesin ka, 4. põlvkonda oled sa pastor. Tõepoolest see kogudus, kuhu täna mind on kutsutud, Kohila baptisti kogudus, siin on neid pilte ka, siis vot siin me laulame, seda nimetatakse vanade meeste ansambliks, 80. aastate Texas. Aga selle koguduse esimene pastor on minu vana-vanaisa, Priidik Prooso. Ja ausalt öeldes kõige raskem ja-sõna öelda kogudusele oli sellepärast, et ma tundsin, et ma olen liiga palju emotsionaalselt kõigi nende vanade lugudega seotud. Aga see on tähtis ja saada õnnistatud selles koguduses pastori ametisse, kus minu isa Aare Tamm, kes on ka terve pika elu olnud pastor, selles koguduses on mind lapsena õnnistatud, kui ma olin 3-aastane ja isa saadeti pastori tööle Sadalasse siit ja läksime õega koos Etteliga kahekesi kaasa.
ja ma nutsin ja olevat öelnud, et ma ei lähe kuskile siit, mina olen Kohila mees. Pisteti autosse, viidi ära, kui ma olin magama läinud ja sealt see pikk ring ja ma olen öelnud nüüd, et natukene näha ka, peas on halli. Vanamees tahab koju. Koju tagasi. Ja nende juurde tagasi ja alati, kui ma tegelikult enda luguga seda vaimulikku lugu hakkan jutustama, ma hakkan jutustama oma isast. Sellepärast, et isa oli küll usklikust kodust ja ka samasuguse pärandiga, aga kui ta ema suri, siis ta põgenes kodunt ära, sellepärast, et see elu tundus ebaõiglane ja ta põgenes kuni 26. eluaastani. Temast oli saanud noor alkohoolik, kriminaal aga jumal sai ta kätte ja kui ta palus ühe öö läbi, et jumal, kui sa saad mu südant veel puhtaks teha, siis võta mind tagasi. Ja ta tuli ja tänu sellele isa otsusele olen mina siin. Halleluja. Sest ilma selleta ma kardan, et ta oleks tundmatu Lõuna-Eesti noore alkohoolikuna lihtsalt surnud. Või ta oli juba selleks ajaks teinud väga raske avarii. Ja ka täna on suure pereisa, 47 liiget, mingi 15 raamatut kirjutanud, kaua aega evangeeliumi kuulutanud, paljud inimesed on oma elu Jumalale andnud tema teenimise kaudu, et ma väga hindan seda pärandit ja mitte alati. Kui me oleme noored, siis me kuidagi, minu esimene ristimine Kohilas koos eelmise pastori Siilas Kasega, väga eriline, see on Nuutsakul, aga ma nagu isegi häbenesin seda oma minevikku, et vahel, ütleme, narritakse, et sina oled ju mitmendat põrve baptist ja mis sina päris elus tead? Et ma elan selles samas maailmas ju. Ma käin nendes samades koolides. Vene sõjaväes palju baptiste ei olnud just. Ei ütleks küll. Ei ütleks ja teistpidi. Need kiusatused, mis minul on, need raskused ja võitlused, siis mind ajab vihaseks lausa. Ma küsin, et mida sina tead minu elust? Mida sina tead minu väljakutsetest? Mina võitlen oma võitlust. Jah, ma tulen selle pärandiga ja see on meeletu õnnistus, sest minu vanaema oli palvetanud juba 7. põlvkonnani välja, et need, kes saavad olema, Jumal, ma annan nad sinu kätte ja las sinu õnnistus tuleb, las sinu tundmine nende sees kasvab ja eelmine aasta, me hiljem räägime siin K13 ja meeste tööst, üks mees ütles, kuule ära vingu selle oma minevikuga. See on meeletu õnnistus, sa saad teha neid asju, mida sina teed ainult sellepärast, et sa oled 4. põlve pastor. Kas see oli lihtne kutse, mida vastu võtta, saada pastoriks? Teatavasti ma olen kuulnud, et see ei ole üldse lihtne amet, mida pidada. Et kui sa teadsid, et see on mingi kutse sinu elule, kas sul võitlust ei olnud selle vastuvõtmisega? Midagi loomulikumat minu jaoks ei olnud. Ma veel koolis niimoodi, kui küsiti nõuka ajal, ega siis seda oli nüüd pisut palju öelda, et ma tahan pastoriks saada. Ma tahtsin zooloogiks saada ja siis ma õppisin veel metsandust. Ma sain metsatehnikuks ja... See on üks metsatehnika pilt isegi. On üks metsatehnika pilt ka, et ma ei tee ainult tööd siis suuga, vaid mulle meeldib teha kätega tööd. Mulle meeldib raske töö, mehine töö, kirves võtaksin ja lõhuksin puid päriselt. Et aga see kutse, ma väiksest poisist peale teadsin, et ma tahan isa ja vanaisade ja vana-vanaisa jälgedes minna aga loomulikult minuga on niimoodi, et minu käest ja-sõna vähemalt varem ei olnud raske kätte saada. Aga see hinna maksmine nagu kestab tänaseni. Ja mitte ainult mina, vaid minu abikaasa maksab minuga koos seda hinda või minu lapsed. Meil tuli tööriistadest juttu ka ja meile alati siin meistritöökojas meeldib meestelt küsida seda. Sa juba nimetasid kirvest, aga ma viskan sulle selle mõtte ikka üles. Mitte kirvest ära viska. Ei, kirvest ma ei viska, aga mõtte ma viskan üles küll ja selle küsimuse, mida meile ikka jälle meeldib meestelt küsida, et kui sa täna peaksid ennast kirjeldama ühe tööriistana, siis millise tööriistana sellest näed ja miks? Kui sa lühidalt saaksid meile öelda? Ei, kirves mulle meeldib. Kirves mulle meeldib. See on selline otse ja kohene, kuigi mind tuntakse selline, et
mulle vahel ikka öeldakse, et pauguta nüüd. Ma ei ole selline paugutaja, aga võib-olla selline see kirvetöö, et ma olen ka väga palju kirvega teinud sellist natuke peenemat tööd, millegist välja tahunud midagi ja kirvega, terava kirvega. Just. Et ma tunnen, et mind ennast on tahutud. Tamme peabki tahuma. Ja veel känd ei ole päris, aga ma selleks saan. No, ma arvan, et see on hea vastus. Aga nüüd, kui me lähme selle sisu mõttes teemaga edasi ka, siis nagu meil juba nimetisesti on läbi käinud. Meeste töö on midagi sellist, mis sulle on südamelähedane, vendlus, meestega töö tegemine, meeste eludest kuulmine, hoolimine. Et see on midagi sellist, mis on käinud suga kaasas. Ja mitte ainult seda vendluse mõttes, vaid ka koguduslikus mõttes. Miks see on niimoodi, Erki? Ei tea. Kui ma läksin 15-aastasena esimest korda kodunt ära õppima metsatööd, Luua metsakooli või Kaarepere sovhoostehnikum, nagu ennem seda kutsuti, siis seal meil tekkis selline meeste ärkamine või noorte meeste ärkamine. Olime 16-17-aastased, 85 aasta oli veel täiesti sügav nõukaaeg ja mehed andsid oma elu Jumalale. Palvetasime päris mitmetega koos. Mõned nendest on tänaseni usus ja pastorid aga tagantjärele, ega mina ei osanud seal midagi muud, kui ma olin seal see, kes ma olin. Ja eks ma himustasin pattu ka teha. Aga Jumal kuidagi ei lasknud. See vaga südametunnistus, need eestpalved nagu ei lasknud täiega kaasa minna, kuigi ma mõtlesin, et ma saan nüüd elada üksinda ja kodunt eemal ja lõpuks ometi sellest usklikust taustast natukene nagu välja. Aga ma ei saanud välja. Tänu Jumalale, et ei saanud täna, ütlen. Ja seal, aga edasi siis tõepoolest, kui ma olin ka siin Kalju koguduse pastor Kalamajas, siis üks meeste seltskond olid Balti amamehed ja alkohoolikud ja nendega sai toimetatud ikka päris raskelt, et see odekolonni lõhn ei tulnud mitte, et nad hästi oleks lõhnanud, vaid seda nad olid kallanud enda sisse ja see nende meestega seda ausust oli seal tohutult, kui nad palvetasid, anna meile andeks meie võlad, nagu meiega, ma ei saa öelda seda sõna ja pani sinna ühe sarvilise vahele. Kuule, seda palvet ikka palvetatakse ju. Ega seda siis nii tõsiselt ei mõelda. Aga siis me arutasime, miks ta ei saa andeks anda, nii nagu talle on andeks antud, sest talle oli tehtud selliseid asju, mida oli raske andeks anda. Ja sealt edasi, kui ma hakkasin Kalamajast ära tulema ja Kalju koguduses, siis me küsisime Riinak ka, et mis edasi, mingi rahutus oli sees ja ma ei olnud kunagi mõelnud koguduse rajamisele, aga kaks asja. Kõigepealt me olime Kalju kogudusega alustanud Kalamaja päevi koos Vilver Orase, mu väga hea kaaspastoriga. Ja see oli käima läinud nii, et 1000 inimesed võtsid sellest osa nüüd lõpus. Wow. Ja ma vaatan neid hipstereid siin Kalamajas ja mõtlen, et Jumal, milleks neil sind vaja on? Ja ma saan hetkega oma sisse sellise nagu vastuse, et sellepärast, et ilma minuta elavad nad oma elud väga keeruliseks. Mingi lühikest aega me saame oma eludega ise päris hästi hakkama. Jumal on meid niimoodi timminud ja loonud ja me oleme füüsikalised, bioloogilised olendid, me toimime päris hästi. Aga pikas perspektiivis me elame oma elud ilma Jumala juhtimiseta väga keeruliseks. Ja teine asi oli, et sellel ajal üks Eesti pangajuht võttis endalt elu. Ja ma tundsin, et Jumal kuidagi paneb mu südamele ja see oli niisugune valu. Eesti ärimehed, kes on üles ehitanud selle unikaalse majanduse, mida terves maailmas imetletakse, aga kelle hing on nii tühi, et elul ei ole enam mõtet, et seda jätkata. Ja siis mul ei olnud otseselt ühtegi nagu tuttavat sellist väga lähedast ärimeest, aga sealt kuidagi hakkas asi kerima
ja lõpuks jah, Jumal pani südamele Ülemiste City ja sealt on tänaseks meie selline kogukond, mida me nimetame K13 kristlik kogukond Ülemistes. Tõepoolest, see on paik, mida ma armastan, see on kogukond, mida ma väga armastan. Ja seal mees mehe haaval keegi kuulis, et keegi on saanud usklikuks, Jumalaga hakanud mingeid asju ajama. Ja on võtnud ühendust, et kuule, mul on elus praegu päris pekis asjad, et kuule, kas me saaksime rääkida. Ja niimoodi, nagu jüngreid tehti, on see asi arenenud. Et ei ole toimunud mingeid plahvatusi, masse. Mu mõte alguses oli hoopis midagi muud. Aga need on keskealised mehed põhiliselt, 40-ndates, 50-ndates, kellel elus on juba üht-teist juhtunud. Ja seda kõverust on sinna ellu ja suhetesse tulnud oma jagu. Aga see on eelmise aasta mu sünnipäev. Mehed tulid külla ja tegime sellist vibulasime ja me teeme koos trenni ja sellest meeste asjast võib täiesti, see on iga kolmapäeva õhtu kell 6 oleme Ülemiste City's, vot nende meestega koos. Meil vahel naisi ka käinud ja ta ei ole ainult meestele mõeldud, aga võib-olla see, et see on selline väga otsekohene, me räägime nii, nagu elus päriselt asjad on. Ja. Ma siinkohal nagu, mul on endal sama see meeste nagu teema põleb õudselt sees. Nii nagu sinul endal, nii kui sa juba sellest räägid ja samamoodi kõik, mida ka sa tegudega oled näinud, neid mehi näinud, kes on tulnud ja andnud oma elu Jumalale. Aga võib-olla on mees, kes täna lihtsalt vaatab selle peale ja ütleb, tead, tühja kah sellega. Mis ma siin ikka? Mis sellest Jeesusest ikka? Aga miks see vendlus on nii oluline meile? Tead, see järelikult elu ei ole veel liiga keeruliseks läinud, kui sa ütled, et mõni nädal tagasi või paar kuud tagasi ühe mehega me istusime Ülemiste kohvikus. Ma olin taga kokku saanud pärast 10 sekundiks, me tundsime tegelikult üksteist juba kaua. Ta ütles mulle, et tal on 4. staadiumi vähk. Minu ealine mees. Ma ütlesin, kuule, saame kokku. Ja räägime seal ja ta uskus üldiselt Jumalat. Aga mitte Jeesust Kristust, kes on tee, tõde ja elu, kes on tee isa juurde, kelle läbi me saame lepitatud Jumalaga ja seal istudes ma küsin, et kuule, enam vist ei ole palju arutada siin. Et võib-olla tuleb varsti minna kuskile, kuhu teed me ei tea. Ja siis me teeme seal väga selge päästepalve ja ta annab oma elu Jeesusele, et tegelikult ma olen tundnud, et vahel heal ajal, see nagu vanemad ütlevad lastele, et heal ajal seda moraali lugeda, seda võib ja seda võib-olla isegi peab tegema. Need päris asjad sünnivad siis. Ja võib-olla ka meeste kange Eesti mehe elus, kui nii nagu üks mees mulle ütles, et pastor, ma ei usu Jumalat. Ma olen sõnanud, et siis ei ole mul mitte midagi teha. Ma pakkusin talle välja, et palvetame. Ta ütles, aga jama, selgum vastu seina, pastor palveta. Siis ma ütlesin, teeme palve. Et ongi selgum vastu seina. Need on need kohad elus, kus ma olen nagu proovinud igat moodi ise oma tarkusega, aga ma olen jõudnud välja sellisesse kohta, kus ma ei taha olla. Aga teistmoodi ei oska. Ja sellepärast me Jumal aita ja vendlus on tähtis ja see K13, et kui me oleme seal ümber laua, me sööme koos, me jagame elu nagu ta on, me võtame sõna lahti, küsime, aga kuidas Jumal on nagu neid asju mõelnud? Ja, just. Ja me oleme üksteise jaoks olemas, me helistame, me teeme koos trenni. Päästetud võid saada hetkega, aga elumustrid muutuvad aja jooksul. Selleks on vaja pikemalt ka sellist jüngerlikku treeningut. Absoluutselt. Ja see K13 on eelkõige selline treeningkeskkond, et me saaksime paremateks, mitte ainult Jeesuse järgijateks,
me peame saama paremateks inimesteks, paremateks meesteks. Ja nii palju kui võimalik tõesti ka oma elu nagu sätitada Jumala tahte kohaseks. Amen. Erki, ma lihtsalt, see on nii kihvt teema ja mul on alati siuke tunne, iga saatega mul on see tunne, et ma tahaks veel ja veel kuulda ja veel noppida seda sama, mida sa oled läbi elu näinud ja kogenud. Meile on see pärand kaasa antud. Me saame tänada Jumalat selle eest, oma esivanemate eest, et meie eest on palvetatud, et meie saame täna panustada meeste eludesse. Aga kui ma olen meestena, kellel ei ole siukest pärandit ja ma vaatan otsa ja ütlen, et mida mina tegema peaks? Mulle ei ole antud. Ja siis nagu üks mees meil istusime, rääkisime, lööb rusikaga vastu piiblit ja ütleb, ma 43 aastat oma elust valele alusele rajanud oma elu. Ja seal me ütleme alati, see, et sa täna oled leidnud tee Jumala juurde või Jumal on leidnud sinu. Ja. Sa hakkad sätitama oma elu koos temaga. Siis sellest päevast alates saab alguse midagi uut. Mina vaatan tagasi 4 põlvkonda, aga sinule võidakse vaadata 4 põlvkonna pärast tagasi. Võt selle mehe otsus, Amen. Minu esivanema otsus muutis kogu meie perekonna nagu elu ja kulgu. Nii nagu ma ütlen, et kui minu isa tegi otsus anda oma elu Jumalale ja muuta oma elu Jumala abiga, siis tänu sellele olen ma üldse olemas. Ja, amen. Et samamoodi, et iga mees, kes täna meie saadet vaatab, ma julgustan sind, et mõtle sellele võimalusele, mis sul täna on. Ja, just. Ja tee oma otsus täna ja Jumalaga koos on iga tahes parem elada oma elu kui ilma Jumalata. Selles ma olen küll kindel. Iga mees, kes on siin saates käinud, iga mees, kes siia saatesse tuleb, nad kõik kinnitavad seda sama, nii nagu meie täna kinnitame. Et jah, üksi on võimalik, aga ainult kuhugi maani. Ja siis me murdume, sest see maailm neelab meid endisse. Aga ainult Jumalaga me saame läbi. Ja lõpuks surm neelab meid endasse ainult koos Jeesusega. Tema on surma ära võitnud. Amen. Tema on üles tõusnud surnust. Amen. Ja temasse uskujad elavad igavesti. Amen. Ja meie saatus võib muutuda, meie järgmiste põlvkondade saatus võib muutuda selle pealt, mida meie otsustame täna. No mina olen üks näide nende just. Sellest. Erki, kas sa oleksid nii hea ja juhiksid meid palveosaduses? Hea meelega. Isa taevas, ma tänan sind selle eest, et ma võin olla Jumal isa, sinu laps, sinu poeg ja et sa oled mind leidnud, et sa oled mind õnnistanud tõesti esivanemate palvetega ja mu elu juhtinud, kinkinud pere ja mu tüdrukud, Jumal, mu kalli abikaasa. Aga Jumal, me elame katkises maailmas ja me tunneme ka, et seda katkisust on vahel liiga palju, seda on, et inimlikult on sellega nagu raske hakkama saada, sellepärast me Jumal palume, et igaüks, kes täna meid vaatab ka ja kes elab kaasa nendele mõtetele ja küsib, aga kuidas mina oma eluga, siis Jumal, ma tänan, et sinul on tarkust, sinul on väge ja eelkõige sa hoolid igast mehest, sa hoolid igast naisest, sa hoolid igast poisist ja tüdrukust, sest sa oled meid loonud, sa oled meile elu andnud. Jumal, me tahame paluda, aita meid. Aita meid sellest kohast välja ja edasi. Me tahame elada seda elu paremini. Halleluja. Ja koos sinuga. Amen. 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 Aitäh, Erki, et sa oled tulnud, et sa oled jaganud, avanud oma elu. Me oleme väga tänulikud sulle. Aitäh ka teile, kes te olete meid kuulanud ja vaadanud. Ärge jääge üksi. Ja olge väga-väga õnnistatud. Võtke vastu see sõna, mis on täna siit jagatud ja jõudu ja jaksu edasiseks. Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meeste hommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning sooviksid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehommik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse
ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetaja eest.